Me oleme jõudnud eelvalimisteni ja liigume kiiresti valimispäeva poole, samal ajal kui Iisrael ja antisemitism pillutatakse nagu poliitilist jalgpalli. Vabariiklased on teinud edusamme Ameerika juutide seas, kes on traditsiooniliselt eelistanud demokraate. Kuid kas sel aastal ennustatud sinine laine uputab selle hoo? Räägime Sam Marksteiniga, Vabariikliku juudi koalitsiooni riiklik poliitiline direktor, et saada American View. Sam Markstein Vabariiklikust juudi koalitsioonist, aitäh, et leidsite aega meiega liituda. Me liigume kiiresti eelvalimistega edasi ja lähme valimispäeva poole, kuid poliitika, Iisraeli, antisemitismi ja Ameerika juudi kogukonna osas on nii palju toimunud. Aita meil olukorda mõista, kus me praegu selles kõiges oleme. Aitäh, et mind täna hommikul kutsusid, Mike. Et natuke tausta anda, siis president Trump sai 2024 aastal suurim osa juudi häältest pärast president Reagani aega. Ja eriti kui vaadata tagasi 1992 aasta valimistulemustele, H.W. Bush sai vaid 11% juudi häältest. President Trump jõudis ligi 40% juudi häälteni ja seda ka võtmetähtsusega osariikides, mis aitasid tal presidendiks saada. Sellistes kohtades nagu Nevada, Arizona, Georgia, Michigan ja Pennsylvania, kus on märkimisväärsed juudi kogukonnad. Paljud neist, peaaegu enamus, hääletasid 2024 aastal president Trumpi poolt. Oleme näinud selle liikumise kiirenemist juudi kogukonnas Ameerika Ühendriikides Demokraatliku partei juurest eemale, eriti nendes võtmetähtsusega osariikides valimistsükli järel. Ja me eeldame, et see jätkub ka 2026, 2028 aastal ja edaspidi. Me vaatame mõningaid nimesid nagu Abdul El-Sayed Michiganist. Teised muret tekitavad tegelased Mamdani ajastul, nagu me seda nüüd nimetame. Ma mõtlen, kui palju keskendub ERJC just neile konkreetsetele kandidaatidele ja kui palju tähelepanu nad tegelikult suulevad pöörata, arvestades, et ressursid on alati piiratud. Kuhu praegu tähelepanu suunatakse? Sa jätsid mainimata ka Graham Platneri, hüür natsitatuudiga mehe Maine'ist. Aga sul on õigus, selliseid radikaalseid kommuniste, nagu mina neid nimetaksin, on üha rohkem. Osariikides, olgu see siis New York, kus nad just võitsid hulga eelvalimisi paar kuud tagasi, New Jersey, teisel pool jõge, Pennsylvania Chris Rappiga, Colorado Milad Kiroshiga ja sina, täpselt nagu sa ütlesid, Michigan, mis on meie jaoks ja senati enamuse jaoks poliitilise lahinguvälja keskpunkt. Chuck Schumer ei saa uuesti senati enamuse juhiks, kui ta ei hoia enda käes võtmetähtsusega Michigani osariiki. Ja demokraadid selles osariigis, vähem kui enamus, mainin ära, ma arvan, et see oli umbes 48% valisid Abdul El-Sayedi oma kandidaadiks. Ja et teie vaatajatele seda perspektiivi anda, see on inimene, kes ütles, et tal on, tsiteerin, kohustus järgida šariaadi seadust kuni oma surmapäevani. Ta on nimetanud juudi riigi valitsust sama kurjaks kui Hamas. Tal oli raskusi öelda, et Iisraelil on õigus eksisteerida juudi riigina. Ja minu jaoks kõige muret tekitavam kõigest sellest on see, et ta tegelikult tundis kaasa terroristile, kes sõitis veoautoga läbi juudi kooli, sünagoogi, temple Iisraeli, Detroiti äärelinnas, et proovida tappa nii palju inimesi ja koolilapsi kui võimalik. Ja Abdul El-Sayedi tsitaat selle kohta oli, haiget saanud inimesed teevadki teistele haiget. Nii et tegelikult nimetas seale rabi seda õigesti, solvavaks. Detroiti äärelinnade juudi kogukond hääletas suures osas Haley Stevensi poolt, andes talle ligi 30% edumaa, kuigi ta võitis Oaklandi maakonnas vaid umbes 5 või 6 punktiga. Nii et siin on tõesti võimalus nii RJC-le, Rogersi kampaaniale, kui ka meie liitlastele Michiganis mõjutada rohkem juudi valijaid. Mitte ainult tulevaste valimiste jaoks vabariitlaste poolele, vaid tagada võit Mike Rogersile juba sel novembril. Kuidas me siia jõudsime? Ma mõtlen, demokraadid süüdistavad vabariiklasi, öeldes, et nad on Iisraeli suhtes oma tee kaotanud. Vabariiklased süüdistavad omakorda demokraate, öeldes, et nemad on peaaegu kõiges muus oma tee kaotanud. Ma mõtlen, kas me oleme lihtsalt kaotanud kesktee? Kas see ongi lihtsalt kadunud? Ma ei arva nii. Ma arvan, et olete näinud, kuidas vabariiklased korduvalt kongressis ja Valgest majast koos president Trumpiga, kes on taas kõige Iisraeli-meelsem president USA ajaloos, on tegutsenud. Vabariiklased toetavad jätkuvalt ühiselt juudi riiki. Te nägite seda vaid paar nädalat tagasi, kui nüüdseks kaotajaks jäänud Thomas Massie esitas eelnõu, et lõpetada abi Iisraelile. Ja üle 100 esindajatekoja demokraadi hääletas selle poolt.
ükski vabariiklane ei hääletanud selles eelnõus koos Thomas Massiga. Ja see ongi siin olnud pidev teema, et demokraadid jätkavad järeleandmisi ja püüavad meele järel olla oma partei kaugele vasakule kalduvale Iisraeli vastasele tiivale, mis ei ole osutunud heaks valimispoliitikaks ega heaks sisupoliitikaks. Nii et ma arvan, et see on nende jaoks suur viga. Ma arvan, et see maksab neile kätte nende võtmetähtsusega osariikides keskmiste ameeriklaste seas, sest nad tõesti usuvad, et Iisraeli toetamine on Ameerika rahvuslike julgeolekuhuvide seisukohalt oluline. Ja me võime sellest rohkem rääkida, kui soovite. Aga ma tõesti usun, et demokraadid teevad suure vea, olgu see siis Chuck Schumeri või Hakeem Jeffriesi poolt. Olgu see siis Mamdani New Yorgis ja tema lepitamine ning poputamine või nüüd Abdul El Sayedi ümber jõudude koondamine, ma arvan, et neil tuleb novembris karm tõehetk. Ma mõtlen, kas sinu arvates on see lihtsalt täielik valimismaastiku valesti mõistmine? Ma mõtlen, nad saavad need ideed kuskilt. Võiks ju eeldada, et nad saavad need oma valijatelt. Kas nad elavad Twitteri maailmas? Kus sina seda näed? Jah, ma arvan, et esiteks on Trumpi vastane hullus nende ajud sulatanud. Ma arvan, et ükskõik mida president teeb, nad on sellele vastu, kuigi ta on teinud palju häid asju, mis on riigis väga populaarsed. Ja lihtsalt vastandudes on nad jäänud poliitilisse kõrbe. Neil ei ole valget maja. Neil ei ole senatit ja neil ei ole esindajate koda. Ja sellel on põhjus. Ma arvan, et lihtsalt pidevalt kõigele vastu olemine, mida Donald Trump teeb, on olnud rumal. Ja sa oled selle tulemusi viimase 10 jooksul näinud. Aga mis puudutab seda, kust nad need ideid saavad, siis jah, ma arvan nii. Ja paljudes neist kohtadest, näiteks Michiganis, Demokraatlik partei on väga nõrk, nad on omamoodi paberist tiiger ja nad toetuvad väga palju nendele konsultantide ringkondadele ja nad lähtuvad liiga palju küsitlustest selle asemel, et tegelikult juhtimist näidata. Mida valijad tegelikult tahavad? Mike, selles riigis tahavad inimesed juhte, kes seisavad tõe ja õiges eest ning räägivad oma valijatele mõnikord ka raskeid tõdesid. Ja mõnikord ei ole see alati see, mida nad kuulda tahavad. Aga see ongi juhtimine. See tähendab selgroog omada ja inimestele õiget ning tõest teed näidata, mitte alati alluda rahva hulgale või kõige valjematele äärmuslikele häältele, mida sa praegu demokraatide puhul näed. Ja vabariiklased on neid õppetunde väga tõsiselt võtnud. Me seisame aktiivselt vastu äärmuslusele meie enda poolel. Ja RGC vaatenurgast peale Thomas Massi meil on pikk ja väärikas ajalugu nende perekondlike vaidluste, nimetagem neid viisakalt nii, oma enda ridades käsitlemisel. Olgu selleks siis Steve King Iowas, Marjorie Taylor Greene Georgias, John Hostetler Indianas või Bob Good Virginias. Ja see nimekiri jätkub veelgi. Ja oleks raske leida demokraatide pooled gruppe, kes peaksid esindama Ameerika juute ja suhtlema oma partei juhtkonnaga. Kellel oleks sama saavutuste rekord nagu meil RCC-s, kes tegelikult võtab need rasked võitlused ette ja võidab ning jätkab valvsana ja sõnumile truuks jäämist ja tagades, et kandidaadid, kes toetavad meie põhimõtteid ja väärtusi, saavad vajaliku toetuse, et võita. Ja me oleme seadnud selle oma peamiseks prioriteediks, kuna meil on see jätkum perekondlik vaidlus. Räägime siis sellest perekondlikust vaidlusest, sest vabariiklaste perekond, täpselt nagu demokraatide perekond, vähemalt kongressis vananeb. Ja peale kasvavad uued põlvkonnad ja vabariiklaste puhul eriti uued põlvkonnad, kui vaadata küsitlusi, ütlevad, et toetus Iisraelile ei ole enam nii suur kui varem. Ja see on midagi, millega sina, vabariiklik juudi koalitsioon ja teised Iisraeli toetavad organisatsioonid peavad tegelema. Kui vaatame demokraate, ma mõtlen, praegu võib see tunduda nagu ortodoksne peavoolu seisukoht, olla Iisraeli vastane. Kas vabariiklikus juudi koalitsioonis ja Iisraeli toetavate vabariiklaste seas on hirm, et varem või hiljem seisate silmitsi sarnase olukorrada, kus Thomas Massi sugused ja teised Marjorie Taylor Greene'i sugused ei ole enam erakonna äärealadel, vaid on rohkem keskmes? Las ma kummutan selle arusaama kohe. Thomas Massi ja Marjorie Taylor Greene ei saa kunagi olema vabariikliku partei keskmes. Nad on täielikud maniakidest äärmuslased, kes on otsustavalt lüüa saanud ja võivad nüüd oma pensionipõlve nautida, tead kuskil Maine'is. Ma arvan, et üldiselt olen ma näinud selle kohta küsitlusi kogu spektri ulatuses. Olen näinud, et noored magatoetajad on välispoliitika ja riikliku julgeoleku küsimustes tegelikult kindlameelsemad kui mitte maganoored valijad. Tegelikult maganoored valijad armastavad Iisraeli. Neile meeldib, mida president Iraani vastu teeb. Nad tahavad olla kindlad, et Iraan ei saa tuumarelva ja et meil oleks jõuline välispoliitika. Nii et ma arvan, et parteis on olemas teatud uus isolatsionismi suundumus. Ja selles on midagi, mida tasub tähele panna. Ma arvan, et üldiselt on nooremad valijad, kes kasvasid üles ülemaailmse terrorismi vastase sõja ajal, üldiselt skeptilisel välismaiste sekkumiste ja liitude suhtes.
isegi kui need on meie liitlased. aga ma arvan, et kui suudad neile selgeks teha, et need liidud on kasulikud Ameerika riiklikule julgeolekule ja tulevikule, siis on seda argumenti väga lihtne võita. Minu jaoks seisneb väljakutse selles, et tuleb vastu astuda sellele mürgisele jamale, mida neile ikka ja jälle sotsiaalmeedia rakendustes ja mujal ette söödetakse, kus neile lihtsalt söödetakse seda jama ja valesid selle kohta, mis tegelikult toimub. Mis see ütlus oligi? Tead küll, enne kui tõde jõuab püksid jalga panna, on vale juba maailma peale tiiru teinud. Põhimõtteliselt sellega me siin tegelemegi ja me peame selles paremaks saama, selles pole kahtlustki. Kas see tähendab siis seda, et tuleb proovida vaidlust võita või tähendab see ukse sulgemist ja riivi panemist ning nende mitte sisse laskmist? Ma mõtlen, mis on edasine strateegia? Minu vaatenurgast pole suveräänne riik, ilma piirideta suveräänne riik. Samuti pole konservatiivne liikumine, ilma piirideta konservatiivne liikumine. Ja te näete, millised on tagajärjed demokraatide poolel, kui Chuck Schumer ja juhtkond ütlevad, et jah, me ei jõua ära oodata, et meil oleks laiapõhjaline erakond ja kõik on teretulnud. Noh, kõik on teretulnud, Chuck. Aga kuidas on kommunistidega? Kuidas on antisemiitidega? Kuidas on selliste Hassan Pikeri tüüpi tegelastega, kes on sinu juhtiva senati kandidaadi peamine toetaja nii olulises osariigis nagu Michigan? Meie jaoks, RJC jaoks ja Vabariikliku partei jaoks meil tuleb pidada need rasked vaidlused selles debatis. Ja me ütleme, kuulake, on olemas piir, millest ei tohi üle astuda. See hõlmab näiteks sallimatust, antisemitismi ja muud taolist. Ja me peame selle vaidluse maha. Me võidame selle debati. Püsime jätkuvalt valvsad ja seisame vastu jõududele, kes tahavad parteid lõhestada oma isiklike ambitsioonide või muude pahatahtlike eesmärkide nimel. See on teema, mille puhul olen väga uhke, et Vabariiklik partei on seda väga tõsiselt võtnud. Mulle meeldib seda võrrelda kerge kurguvaluga, samal ajal kui demokraatidel on kõrge, 40-kraadine palavik, millele nende immuunsüsteem reageeris väga aeglaselt. Vabariiklaste immuunsüsteem on tööle hakanud ja seda väga tugevalt ning jõuliselt, selleks, et tagada partei püsimine. Partei, mis ei ole mitte ainult sõbralik, vaid tegelikult tõstab esile, toetab ja armastab Ameerika juute ning inimesi, kes on selles riigis Iisraeli pooldajad. See annab loomuliku ülemineku, sest üks konkreetne vabariiklasest juut kongressis on praegu raskustes ja seisab silmitsi tõsiste perevägivalla süüdistustega. Ma räägin esindajast Max Millerist, president Trumpi lähedane liitlane. Valge Maja on väidetavalt, vähemalt raportite kohaselt, soovitas tal siin võistluses jätkata. Nii et RJC, ma tunnustan teid. Te olete seda vabariiklikus parteis välja toonud, kui on olnud probleeme iseloomu või väärtustega. Millisel suguhal on RJC kongressman Milleri suhtes üldvarimiste eel? Jah, väga lühidalt, see on ilmselgelt väga tõsine ja me võtame seda teadmiseks ja me mõistame, et selle kohta tuleb eetikakomitee uurimine. Ja ma arvan, et meie jaoks on kõige olulisem see, et me ei hakka ette otsust tegema enne, kui kõik faktid on meile teada. Lõppkokkuvõttes otsustavad Ohio valijad ise, kas nad soovivad, et härra Miller jätkaks nende esindamist esindajate kojas. Aga jah, meil ei ole veel kõiki fakte olemas ja me ei hakka ette otsust tegema. Me ootame ära, kuidas protsess ja nõuetekohane menetlus siin kulgevad. Kui rääkida kõigi taas kokkutoomisest, siis RJC tippkohtumine Las Vegases, iga-aastane üritus, toimub selle kuu lõpus, kohe septembri alguses, kui kalendrisse üleminek toimub. See on omamoodi üleminekuperiood, mis viib meid taas valimistele, seekord mitte presidendivalimiste aastal, kuid ilmselgelt väga olulisel aastal. Mis on plaan enne tippkohtumist? Millist sõnumit soovite edasi anda? Nii et taaskord tervitame Vabariikliku partei juudi aktiviste ja annetajaid, olulisi inimesi kogukonnast üle kogu riigi, üle 1000 inimese Las Vegasesse. Venetianis, sellele, mida me hellitavalt nimetame kosher suurkogunemiseks vahevalimiste eel. Sel aastal austame Ameerika 250. sünnipäeva ning mälestame ja austame senaator Lindsey Grahami suurt pärandit. Pühendame tippkohtumise tema auks ning anname esimest korda välja Lindsey Grahami riigimehe auhinna väärilisele saajale, kes tehakse peagi teatavaks. Ja me kavatseme seda teha igal aastal nii kaua, kui me seda korrandame, loodetavasti igavesti. See saab olema suurepärane sündmus. Nagu sa oled varengi kohal olnud, meil on kohal olulised arvamusliidrid, sidusrühmad, kongressiliikmed, kubernerid, senaatorid, valitsuse liikmed ja paljud teised. See saab olema suurepärane sündmus ja me oleme väga elevil. Kuupäevad on 30. ja 31. august Las Vegases.
Kui keegi soovib veel viimasel hetkel pileti osta, siis saab seda teha aadressil riecvegas.com. Ja, ka I24 News on seal nagu igal aastal. Teed, Lindsey Graham. Asendamatu, kui rääkida Iisraeli toetamisest, Abrahami kokkulepete laiendamisest ja Ameerika juutide toetamisest. Ta on asendamatu. Ma ei hakka küsima, kuidas teda asendada, aga kas sa tunned, et on olemas selline lipukandja, see sõnumikandja senatis, kes võtaks üle selle rolli, mille senator Graham maha jätab? Jah, nagu sa ütlesid, ta on tõesti asendamatu. Ma ei usu, et keegi suudaks kunagi Lindsey Grahami koha täita. Aga ma arvan, et tema õde proovib seda kindlasti väga kõvasti teha. Lindsey Graham on, kui ma ei eksi, juba 2015. aastast alates öeldes, et tema õde on temast parem. Ja kui keegi üldse suudaks Ameerikat paremini esindada kui tema, siis oleks see Darlene Graham Lõuna-Carolinas, kes on nüüd määratud senaator. Ta tuli just eile õhtul esikohale Lõuna-Carolina erakorralisel vabariiklaste eelvalimisel. 2 nädala pärast, augusti lõpus, toimub taas teise vooru valimine. Ja seetõttu oleme Darlene Grahamile ametliku toetuse andnud. Soovitame inimestel Darlene Grahami toetada. Ta on ilmselgelt erinev inimene kui Lindsey Graham, kuid tal oli tema vastu rohkem usaldust kui kellelgi teisel maailmas. Seega oleme väga kindlad, et ta suudab teda selles rollis asendada. Kuid nagu te teate, on senatis palju teisi liikmeid, kellele meie RIECs, Ameerika juudi kogukonnas ja kõik meie väärtusi ja põhimõtteid uskuvad inimesed pidevalt toetuvad. Paljud neist tulevad Vegasesse ja me ootame huviga nende arvamusi kuulda. Senator Graham, uus senator Graham, Darlene Graham, ma mõtlen. Ta on selle lühikese kampaaniaperioodi jooksul, mis tal olnud on, rääkinud peamiselt sisepoliitilistest teemadest. Ma ei usu, et ta oleks veel välispoliitika kohta arvamust avaldanud. Vähemalt mina pole seda märganud. Kas temaga on juba varakult räägitud tema filosoofiast? Kas selleks on üldse olnud aega? Meie arusaama järgi saab temast meie küsimustes kindel toetaja. Täpselt nagu tema vend, lahkunud suurepärane senaator Lindsey Graham oli. Ja meil pole põhjust selles kahelda. Ta on olnud imeline. Ma tegelikult ei tea, kus ta võtab jõu jätkata nii, nagu ta on teinud. See on uskumatu, tema vastupidavus, visadus ja otsusekindlus astuda oma venna asemele nüüd, kui teda enam pole. Presidendil on temasse ilmselgelt täielik usaldus. President Trump oli üks peamisi põhjuseid, miks ta üldse kandideeris. Ta julgustas teda kandideerima täisametiajaks, isegi siis, kui ta ise polnud veel kindel, kas ta seda tahab, arvestades, et tead seda kaotust, mida ta ja tema perekond olid just läbi elanud. Tõeliselt imetlusväärne inimene. Ja meil on täielik usaldus tema võimes astuda senaator Lindsey Grahami asemele ja jätkata seda tööd, mille nimel ta nii pühendunult ja kõvasti töötas. Ja ta ütles sageli RJC üritustel, tead, töötage nii kõvasti, kui suudate, sest teie riigi tulevik sõltub sellest. Ja ta mõtles seda tõsiselt. Ja ma tean, et senaator Darlene Graham tunneb samamoodi. Ma olen seda tihti mõelnud ja arvan, et on aeg seda küsida. Tead, on olemas tsentristlikud juudi organisatsioonid demokraatide poolelt. Ameerika juudi kogukonnas on kindlasti ühiseid teemasid, millega tuleb tegeleda. Ja täpselt nagu demokraadid ja vabariiklased kongressis ja teistes kogudes töötavad koos ühiste küsimuste nimel. Kas RJC teeb koostööd isegi kulisside taga, kui sa saad seda tunnistada? Kas RJC teeb koostööd mõne tsentristliku või vasakpoolse juudi organisatsiooniga, et lahendada ühiseid probleeme? Või on olukord lihtsalt nii palju muutunud, et ei suuda enam teisele poolele läheneda? Ei, vastuseks sinu küsimusele jah, 2 poole vahel toimub enneolematu poliitiline intriigitsemine. Siiski on meil ühiseid seisukohti ja neid võib-olla isegi sagedamini, kui inimesed teavad või tunnistada tahavad. Toon sulle ühe näite. Päris kiiresti, pärast 7. oktoobri veresauna Iisraelis 2023 aasta lõpus. Me tegime koostööd just selliste gruppidega, nagu sa mainisid, et aidata näidata tõeliselt õõvastavat materjali, mida pole avalikkusele näidatud austusest ohvrite ja nende perede vastu, aga tõesti väga jubedaid kaadreid sellest rünnakust tol päeval. Palju sellest oli salvestatud Hamasi GoPro'd ja Facebook live'ide kaudu ja see oli tõesti vastik vaadata, kuidas need loomad rõõmsalt hukkasid lapsi nende vanemate silme all ja vanemaid oma laste silme all ning panid vanavanemad põlema ja tapatalgud, mis toimusid kõigis kibutsites, me aitasime seda materjali näidata kongressi liikmetele.
olulistele meeskonnaliikmetele ja töötajatele Capitol Hillil. Nii et me tuleme tegelikult sagedamini kokku, kui inimesed arvata oskavad, et teha seda rasket tööd, mis on vajalik, et jääda tugevaks ja ühtseks tõeliselt olulistes küsimustes. Jah, me vaidleme kandidaatide üle. Me läheme kampaaniate ajal üksteise vastu väga tuliselt. Me püüame neid kohti võita üle kogu riigi, olulistes osariikides nagu Michigan ja mujalgi. Aga kui asi puudutab neid teisi küsimusi, kus poliitika ei peaks sekkuma, siis me austame seda sügavalt ja võtame vajadusel osa arutelust. RGC on märkinud, et exit-küsitlused ja muud näitajad näitavad, et Ameerika juutide osakaal, kes liigub demokraatlikult parteilt vabariikliku partei poole, on viimastel aastatel mõne protsendi võrra tõusnud. Ilmselgelt see on pidev võitlus nii-öelda. See ei muutu üleöö. Tegelikult ei muutu midagi nii kiiresti, kuid RJC on märkinud selles osas oma edusamme. Kõik küsitlused, kõik uuringud näitavad mingil määral, et sellest saab demokraatide aasta. Küsimus on, kui suurel määral. Me ei ole kindlad, keegi tegelikult ei tea, aga küsitlused näitavad seda kindlasti. Kas sa kardad, et hoog kaob sel aastal? Ma ei karda üldse, ma arvan, et nendes väga olulistes osariikides, nendes väga tähtsates võtmevalimistel ja võtame näiteks Michigani, sest see tundub olevat meie jaoks kõige suurem poliitiline lahinguväli. Haley Stevens ja Abdul El-Sayed olid väga tulises eelvalimises. El-Sayed sai umbes protsendi demokraatliku partei häältest, mis tähendas, et üle poole tema enda parteist ei tahtnud teda. Siis vaatad tõelisi numbreid, need ei valeta. Sest ma tean, et mõned sinu teised külalised ütlevad, vaata meie exit-küsitlust. Me sepitsesime selle ise kokku ja see näeb demokraatide jaoks väga hea välja. Iga demokraatide konsultant või küsitleja, kes räägib juudi kogukonnast ja tõesti läheb kaamera ette ning ütleb, et nad pole näinud mingit liikumist vabariiklaste poole, ajab lihtsalt jama. Nad ei räägi tõtt. Nad pole vaadanud valimisjaoskondade tasandi andmeid. Tegelikud häälte osakaalu numbrid, toorhäälte kogusummad nendes võtmetähtsusega juudi kogukondades on see, mis tegelikult loeb, mitte see, mida keegi telefonikõnes või väljumisküsitluses ütleb. Vaatame siis neid numbreid täpsemalt. Oaklandi maakonnas, mis on üks suurimaid maakondi Michiganis, Detroiti eeslinnas, otse linnast põhja pool, on mõned võtmetähtsusega omavalitsused, sealhulgas sellised kohad nagu West Bloomfield, Southfield, Oak Park. Sellised kohad liikusid 2024. Aastal 5–10% punkti president Trumpi poole võrreldes 2020 aastaga. Ja me jälgisime seda, koputasime seal ustele. Meil olid seal kampaaniatöötajad, panustasime jõupingutustesse, et tuua president Trumpile 2024 aastal rohkem valijaid. Mida ma nägin demokraatide eelvalimistel oli see, et Haley Stevens võitis nendes piirkondades 2-1 vastu. 60-30 vastu, 65-35 vastu, olenevalt sellest, kus sa olid. Ja see oli tohutu erinevus võrreldes sellega, et ta võitis kogu Oaklandi maakonna üldiselt vaid umbes 5 või 6 punktiga. Nii et ta ületas oma maakonna üldtulemusi juudi kogukonnas umbes 25 punktiga. Sa ütled minu jaoks, et RJ Seal ja Mike Rogersi kampaanial on suur võimalus tuua novembris rohkem juudi valijaid vabariiklaste poolele. Nii et jah, see saab olema ajalooline. Võimul oleva partei jaoks on vahevalimiste aasta alati keeruline, aga ma arvan, et juudi kogukonna seas paljud Ameerika juudid, nad ei pruugi seda avalikult öelda, nad ei pruugi seda küsitlustes välja öelda. On palju neid, kes kas jäävad koju, sest neile ei meeldi, mida demokraatlik partei teeb, või on nende seas vaikiv enamus, kes vajadusel pigistab nina kinni, kuid toetab sel aastal vabariiklast, sealhulgas olulistes kohtades nagu Michigan. Ja sa näed selle kohta juba märke ka ametlikult, ma mõtlen, on olnud palju teateid suurtest juudi annetajatest, kes jätavad raha andmata mitte ainult El-Sayedi kampaaniale, vaid ka DNC-le ja komiteedele. Ja sul oli DNC, Demokraatlik Rahvuskomitee, pidid siin Washingtonis oma peakorteri pandiks panema, et laenu saada, sest nad on nii suures võlas ja neil on nii palju kampaaniavõlga. Ja seega ma näen nende asjade poliitilisest poolest kaugemale. Neil hakkab ressursse nappima, sest nad ajavad demokraadid vihaseks. Paljud nende peamised toetajad ja suurtoetajad ja mõned neist on juudi kogukonnas. Seega ma arvan, et see on kahetine. Nad ajavad nende ringkondade valijad vihaseks ja hirmutavad neid suurel määral. Juudi valijad on paljudes neist kohtadest hirmul, eriti juudi demokraadid, sest nad tunnevad, et nad ei saa isegi poliitilistel üritustel käia. Michigani peaprokurör Nessel, kes on juut, ütles, et ta ei tundnud end turvaliselt Michigani demokraatliku partei nomineerimiskonvendile minnes. Ma mõtlen, see ei ole 30. Saksamaa. See on 2026. aasta Michigan. Ja sul on osariigi tasemel valitud juudi ametnikud, kes kardavad minna oma enda partei konvendile.
kui sa selle peale mõtled, See on tõesti hämmastav ja see ongi see, mis poliitilisel tasandil toimub, aga ka rahaliselt. Nende poliitiliste kampaaniate jaoks raha hakkab meil otsa saama ja ma arvan, et sellel saab olema suur mõju. Sam Markstein, Vabariikliku juudi koalitsiooni riiklik poliitiline direktor. Näeme sind mõne nädala pärast Vegases. Suur tänu, et leidsid aega meiega liituda. aitäh, Mike, näeme Vegases, alati on prõõm. Ja räägime teiega jälle järgmisel nädalal saates American View.